kuulajad, 13. kuupäev juba sellel aastal, 13. jaanuar ja esmaspäev ja Geeniuse digisaade on täna jälle teiega, et rääkida sellest, kuidas sel aastal saab Eestis veel paremini digitaalselt hääletada valimistel. Räägime sellest, kuidas toime tulla ühe kasvava prügiga, mis ei pruugi olla päris prügikastis teie toas, aga on teie arvutis. Ja muidugi ei saa jaanuaris üle ega ümber sellest, et Ameerikas Las Vegases toimub tohutu suur tarbijaelektroonika mess, kus on tulnud nii totakaid kui ka kasulikke, põnevaid kui veidraid uudiseid tarbijaelektroonika maailmast. Esimene asi, millega me tahame siis alustada saadet, on tore, sest et me kõik oleme siin e-riigi entusiastid ja lõppude lõpuks saab hääletamine Eestis sel aastal ühe olulise uuenduse, mida me oleme kaua oodanud. Meil on tulemas kohalikud valimised sel aastal ja nendel valimistel ei pea enam välja otsima ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat, ei pea mõtlema, kas mul on õige SIM-kaart, kus on mobiil-ID, vaid väga levinud tuvastuse rakendus, Smart ID, toimib nüüd ka e-hääletamisel. Nagu ütleb riigi valimisteenistuse juht, siis on olemas selleks nii tehniline valmisolek Smart ID kasutusele võtmiseks ja ka jõustunud seaduse muudatus. No see on ju hea uudis läbinisti või? Ja see on eriti hea uudis sellepärast, et nagu me teame, siis Smart ID kasutajaid on Eestis, ma täpselt numbrit ei tea, mingi äkki 5 korda rohkem kui mobiil-ID kasutajaid, midagi sellist. No just, jah. Kindlasti on see hea uudis neile, kellel on Smart ID, aga kahjuks mina nende hulgas ei ole. Ma ei hakka meenutama, miks mul seda ei ole. Võite kuulata. Kuulake eelmise aasta saated kõik läbi. Mõtlesin, saad ikka lõpuks nagu alla andnud ära teinud. Ei no alla anda ma üritasin eelmise aasta lõpus. Muidugi see uudis on kahtlemata tore, aga ma esimese hooga lugesin sellest uudisest koguni välja seda, et saab ka mobiiltelefoniga hääletada, aga seda muidugi ikkagi ei saa teha. Et kõik see toimib selles valija rakenduses, mida sa tõmbad oma Windowsi või Maci või Linuxi arvutis. Et lihtsalt nagu autentimise võimalustes seas on nüüd siis ka Smart ID, aga tõesti mina olin nagu vanasti jäänud oma sellise dinosaurusliku mõtteviisiga, et ilma mobiil-ID-ta ei saa ju ka Smart ID-d, aga tegelikult on täna hoopis nüüd pigem vastupidi, et enam ei saa mobiil-ID-ga Smart ID-d, vaid sul peabki olema see päris kaart ja minu traagika ongi selles, et mul ei ole ja mul on just nimelt mobiil-ID olemas ja kuna enam sellega ei saa Smart ID-d, vaat siis kui te olete inimene, kes on sellisesse auku kukkunud nagu mina, vaat siis te selle uudise üle väga ei rõõmusta, sest mobiil-ID on teil niikuinii ja Smart ID-d te ei saa nii kergesti. Aga kui see on olemas... No niikuinii ei ole, et see näitabki ju see tegelikult see statistika, et Smart ID-d on kõvasti rohkem, et inimesed lihtsalt mobiil-ID tegemine on keeruline ja inimesed ei viitsi seda teha. Smart ID tegemine on lihtsam. Ja ka tasuta. Ja. Kuigi tihti on see mobiil-ID juba kuutasu hinnas, aga on ka varasemalt seal... Kui mul ei oleks mobiil-ID, et kus ma Smart ID-d siis oma ikkagi teen, ma pean ikka sinna hirmsasse asutusse minema ju. Sa pead võtad oma ID-kaardi, pistad lugejasse, kui lugejat ei ole, siis sa pead minema kuskile, kus sind tuvastatakse. Ma võin öelda teile, sa pead korra elus siiski käima selles asutuses, kus ID-kaardid saada, aga see ei ole seotud Smart ID-ga. Pärast sa võid teha 10 korda uue Smart ID, et enam ei pea kuhuga minema. Mul on tegelikult vaja lihtsalt toimivate sertifikaatidega ID-kaarti, eks ole ju. Ja tegelikult aga niimoodi, kui sa oled näiteks teinud omale välispassi, inimestel on passid, sest tänapäeva passidel on kiip ja sa paned selle passi vastu telefoni ja Smart ID ütleb, et okei, see on tõesti sina. See on väga veider. Ja siis on 3. variant, mine kohaliku kaubanduskeskusse sinna pangakontorisse. Pangakontoris on see muidugi tasuline teenus, eks ole. Jah. No kõige lihtsam ilmselt on siis ikkagi omada kehtivat ID-kaarti, mille saamiseks muidugi on vaja asutust ikkagi külastada, anda oma jäljed ja pildid ära. ID-kaarti on sul nagu nii vaja, sest see on kohustuslik isikutõendav dokument. Ja loomulikult, aga probleem on pigem selles, kui kerida neid saateid tagasi, mida me siin oleme teinud, kui juhtumisi olete olukorras, kus need ID-sertifikaadid ID-kaardil on katki kadunud, ei toimivad, siis on paha, et ID-kaart kui selline toimib, eks ole, aga just nimelt see lugejapoolne asi ei toimi ja eriti puudutas see võib-olla ka rohkem Maci kasutajaid, kuna olid ajad, kus selle äpiga olid mingid väiksed ikaldused ja väga paljudel inimestel ma ei julgeks arvata, võib-olla kes on veel natukene mitte kõige vanemat generatsioonist, seda ID-kaardi lugejat just nagu polegi, et tegelikult on ajad, kus nagu kõike sa teed mobiil-ID-ga
ja siis äkki hirmus välja, et ops, nüüd on vaja seda lugejat, no kus ma nüüd selle saan ja see kõik läkski keeruliseks natukene sellel hetkel. Aga kui sa oled nende inimeste seas, kellel on Smart ID, siis on see aasta elu lihtsam, et meil tulevad ju ühesõnaga, sul on aega veel on, 13. oktoober peaks algama elektroonilise hääletamise periood, kui oktoobris on meil valimised, nii et. Ütlen siin vahele, et asi, mida vist, kas sina, kas keegi ütles, kasutas seda, mina ei ole kasutanud, ei ole proovinud, aga kui sul ei ole ID-kaardi lugejat, aga on NFC toega telefon, sa saad siis vist nii ID-kaardi kui passiga, eks seda biomeetrilist tuvastada. Ma ise olen teinud passiga Smart ID konto. Kui sul on see biomeetriga pass, siis see teed seda. Proovima mingi kas saab ka teha seda ID-kaardi. No see on üks täpselt nendest paljudest asjadest, mida on vaja teha niivõrd harva, et inimesed, kõigil on mingid erinevad stsenaariumid ja olukorrad ja unustavad ära, kuidas see käib, mina kaasa arvatud ja siis võib juhtuda, et on mingisugused üllatused, kui seda ükskord jälle vaja teha on. Ma ütleks ka, et see on tegelikult, kui 2021 tulid Eestis Eesti turule, siis NFC toetavad ID-kaardid, siis ma mäletan, et mina kurjustasin selle üle, et ei ole nagu ühtegi teenust, mida saaks NFC kasutada, näiteks ID-kaartis ja siiamaani oma kliendi konto tuvastamist kasutada poodides NFC-ga, vaid sa pead selle füüsiliselt sisse pistma. Siis tegelikult see Smart ID tegemine NFC abil on esimene, mis päriselt töötab. NFC kasutusviis sellel ID-kaardil. Ja kui see nüüd tõesti nii on, et see ID-kaart ei ole... No ega ID-kaardi koduleht nii väidab. Mina pidi ID-kaardi, vaid Smart ID koduleht siis väidab. Igatahes, ma tegelikult ei tahaks, et jääb nüüd selline mulje, et ma olen mingisugune metsik Smart ID vaenaja. Vastupidi, et aastaid olin ma ka väga rõõmus Smart ID kasutaja, aga lihtsalt... et Glenn, kui sul see hetk kätte jõuab, kui sul nägu lõpuks ikka sobib neile ja saab uue ID-kaardi kätte saada, siis peaksid proovima seda ja saama teada. Testi. Ja siis ma saan seda testida ja siis võib-olla olen tagasi nende metsikute Smart ID hordide kasutajate seas, keda tõesti on palju, sest Smart ID iseenesest oli väga äge, toimis erinevates seadmetes ja oligi tore. Aga kui see ükskord mul ära võeti, nüüd ma olen jäänud selle mobiil-ID peale ja muidugi, kui ma oma personaalküsimust juba siin lahendan, ma mainin ka seda, et mul ei toeta endiselt ka puutemakse, et tervitused SEB pangale. Ja... Tahtsin nüüd jõuda, et sul üks digiteenused ei ole nagu sinu jaoks kuidagi. Ei ole. Kellegi kuskil kõrgemale midagi selle vastu. Selle vastu on täielikult midagi, sest olen suhelnud nii Google'iga, kui palju seda on võimalik ja olen ka suhelnud SEB pangaga ja mõlemad ütlevad mulle, et ma suhtleksin selle teisega. Et neil on kõik korras. Nii et tervitused mõlemale suurele ja toredale ettevõttele ja et neil on kõik korras, aga näed, mina panen ikkagi kaardiga seal poes oma asju ostukorbi ja saan ka hakkama. No nii, aga nüüd lähme saatega edasi koos 2 külalisega, kes meiega liituvad meie podcasti Tartu stuudiost, nii-öelda virtuaalses mõttes. Meil on külas Tartu Ülikoolist, infotehnoloogia osakonnast, kasutajatoole talitusest Joonas Masing, sisuhaldur ja Meelis Kogermann, talituse juht. Meil on Joonas ja Meelis külas sellepärast, et huvitav algatus on Tartu Ülikoolist käima lükatud, mille eesmärk on, ma nüüd ütlen lühidalt, et Tartu Ülikoolis toimub esimest korda digikoristuskuu ja ülikool kutsub iga nädal pühendama inimesi 30 minutit digiprügist vabanemisele. No mul juba meeldib see esiteks, et teil on selline kampaania ja mitte te ei ütle kohe, et inimesed, te peate kõik oma elus nüüd pooleli jätma ja hakkama koristama, vaid et vähemalt 30 minutit oma nädalas sellele pühendama. Kust see mõte üldse tuli, et selline digikoristuskuu käima lükata? Tegelikult see mõte ise oli juba ülikoolis varem olemas, enne kui mina siia tööle tulin. Seda oli siis varem juba ka läbi viidud. Ja kui ma tööle tulin, siis see sattuski minu lauale ja võtsin selle täiesti ette, et võib-olla Meelis siin lisaks, kuidas see alguse sai. Ja, alguse sai sellest, et Telia nagu kutsus üles digikoristust tegema ja siis me koostöös oma turundusosakonnaga märkasime, et selline vahva üleskutse, saime kokku, arutasime ja tundus nagu hea idee ja proovisime siis ka ülikoolis nagu kaasa minna, et minust, kui ma ei eksi, siis nüüd on 4. aasta. Mis prügi alla kuulub, kui me niimoodi mõtleme, et mis on digiprügi, mida võiks ka liigitada, et see on rämps, mis on kogunenud, millest tuleb lahti saada? No ma ütleks kõige lihtsam võib-olla dokumendid arvutis, nutiseadmetes, siis kõik e-postis olevad kirjad, pilveteenustes olevad failid, et suures pildis ma ütleks, et lihtsalt failid ise. Et neid koguneb aja jooksul lihtsalt nii palju
ja kõik see kokku ongi digiprügi. Ma saan aru, et näiteks kui on selline keskne organisatsioon, ülikool ja ülikooli liikmetel on oma mingisugune ketas, kaust, postkast, no siis teie peaks ka infotehnoloogia osakonnas nägema seda, et postkastid saavad täis või et inimesed nagu see reaalselt juba, kuidas siis öelda, igapäevaelu hakkab mõjutama. Kas teil on mingi selline tsentraalne vaade ka, et nagu näiteks prügi koguneb liiga palju ja inimesed ei saa uusi kirju vastu võtta või see on ikkagi siuke juba, ma ei tea, 20 aastat vana nähtus, et nii hull ei ole? Ma ütleks päris piiri peal meil vist kunagi olnud ei ole, et sellist probleemi küll ei ole, et täiesti üle voolab, et pigem on see, et enamus kohtades on litsentsid võetud vastavalt siis kasutaja vajadustele ja meie siis pigem vaatame, digikoristusaktsiooni käigus lihtsalt vaataks üle, et inimestel nagu liiga vanu asju ei oleks, et kellelgi nagu töö seisma ei jää küll. Aga kui üldse nüüd laiemalt vaadata ja proovida sellise tavalise inimese pilguga mõelda, et meil on ju igasuguseid asju, mis meile endale tunduvad, et nad on jube vajalikud, aga kas nad siis on vajalikud või ei ole, et kus see piir nagu tõmmata, et kus see prügi siis algab või kuidas ma nagu praktiliselt peaks siis iga inimene sellele nagu lähenema? No üks variant, kuidas läheneda on nagu tavaline koduski prügi ülevaatamine, et ma ei tea, kui mul on kodus mingi asi, mida ma ei ole aasta aega kasutanud, siis suure tõenäosusega ma seda nii-öelda ei lähe ka tulevikus vaja ja siis võib sellest vabaneda, et kas üks variant, kuidas vaadata, on ka digiprügisse samamoodi. Ehk siis ma peaks tegema lahti omal siis postkasti ja lihtsalt öeldes siis vaatama, et kui seal on, ma ei tea, kirjad 10 aastat vanad, mida ma tõesti ei ole vaadanud, siis ma peaks need nüüd ära kustutama ja siis oleks maailm parem koht. Tead, see on nagu selline küsimus tegelikult, et ega neid kirju tuleb nagunii kogu aeg sisse ja võib-olla kõigil see maht ei olegi nii suur, et võib-olla e-posti näitel pigem võtaks niimoodi, et vaataks üle just need suuremad failid. Et tihti juhtub seda, et jagatakse nagu, ma ei tea, mingid kutseid kuskil, kus on ilusad pildid taga full resolutsiooniga ja siis see võtab seal ruumi täiesti asjatult, et ei ole vaja võib-olla. Teine mõte on tegelikult see, et see oleneb ka inimesest väga, et kui regulaarselt tegeleda selle ülevaatamisega, siis tegelikult suures pildis probleemi ei ole, aga kui sa nagu ignoreerid seda juba algusest peale, et sa lihtsalt tõmbad asju alla, sul saab maht otsa, sa ostad lihtsalt uue näiteks ketta juurde endale ja hakkad edasi koguma, et siis nagu see probleem nagu süveneb rohkem minu arust. Mul on nagu tunne, et seda probleemi on süvendanud selline väike nähtus, et me suudame maailmas üha soodsamalt, üha rohkem andmeid talletada. Ma tegin nagu paralleelselt praegu hinnavaatluse lahti, et ma koju tahan osta endale. Ma ei viitsi seda prügi läbi vaadata, ma tõstan ühe välisele kettele. Ma saan juba 50 euroga terabaidise ja vähem kui 100 euroga see on 4 terabaidise ketta. Et mul on nagu, korterit ma ei saa suuremaks teha, kus ma elan. Prügi on nii palju, aga seda nagu digiprügi jaoks lihtsam on, ma ei tea, et ma siis ostan probleemist ennast vabaks uue kettaga. Eks seda on arutatud ju juba aegu, eks ole, et kusagil on see info salvestamise tiheduse piir ka, et palju sul korterisse neid ketteid mahuks, eks ole, et sa pildid sinna ära mahuvad, teine variant on hakata ostma siis juurde mingi pilveruumi, aga sellest sa maksad, et võib-olla pigem ma näekski seda probleemi just nagu selle koha peal, et kuniks siis tõesti minu sahtlisse see ketas ära mahub ja mul on seal võib-olla mingi emotsionaalne mälestus, siis võib-olla see ei olegi prügi ja see tegelikult ju siis jutumärkides jääkarusid ära ei tapa, kui see ketas minu sahtlis on, aga teistpidi, kui ma hoian neid pilte siis kusagil serveris ja seal jahutusvesi kulub ja minu tegevuse tagajärjel maailm läheb halvemaks, et siis on võib-olla nagu halvem lugu, et kas ma siis nagu saaks õigesti aru, et pigem just sellist pilvehalduse ruumi tõmmata siis, ma ei tea, väiksemaks või puhtamaks või pannagi need pildid siis omale koju sahtlisse või on mõlemal juhul ikkagi arukas kuidagi väga puhtaks teha oma jalajälg. Ma ütleks, arukas on see, et ilmselt paljude failide andmete jaoks inimestel on vajadus ja võib-olla ka vajadus nagu neid arhiveerida. Et see on nagu täiesti arusaadav, selliseid asju võib vabalt alles hoida. Digikoristuse raames ma just mõtlen pigem selliseid asju, mida tegelikult vaja ei ole, et just see kriitiline mõtlemine nagu peab säilima selles olukorras. Aga see vahepeal tundub nagu selline tohutu probleem, millega ma jälle ei viitsi tegeleda, et käin niikuinii ju tööl ja siis on vaba päev ja hakkad veel koristama ka. Aga mulle meeldis see, et teie üleskutses olid nagu väga selge nagu süsteem antud, et kuidas seda siis teha, et iga nädal mingi tüüpi asjad. Äkki see korraks meie kuulajatele ka jagata seda nii-öelda oma spikrit või juhist, et
et selleks, et kui see kogu probleem tuleb liiga suur, et siis iga nädal võtad nagu ühe jupi ette. Ja meil on hetkel jaotatud ära jaanuarikuu siis 4 erinevaks fookusteemaks. Esimene nädal on arvutid, dokumendid, teine nädal nutiseadmed, 3. nädal e-postkast, 4. nädal kõik muud keskkonnad, pilveteenused ja muud ülikoolist vaja olevad keskkonnad, kus faile saab hoida. Ja kui seda nüüd veel rohkem lahti rääkida, kuidas ma peaks tegutsema, kuidas inimene peaks sellele siis peale vaatama, võtta oma telefoni nüüd kätte, nüüd on see nädal, mis teeb? Ma tooks tegelikult selle esimese nädala näite, sest et meil just praegu see info on ees, et meil on niimoodi hetkel, et meil on siseveeb, kus me jagame infot ja iga nädala alguses esmaspäeval läheb siis lõik välja, kus on nagu võimalikult täpsed juhised, mida kasutajad teha saaksid selleks, et seda mõju tekitada. Ja ma lisaks võib-olla, et need juhised on tegelikult avalikud, et kes nagu tahab, siis tegelikult ülikooli wikis on nii-öelda ilma sisse logimata on Joonas teinud juhised, kus siis tegelikult saad nagu võtta ette ja hakata samm-sammult minema. Ja tegelikult ma ise tegin ka see nädal läbi ja täitsa töötas. Aga kas sa saad jagada palju sul, ütleme, mitu protsenti või gigabaiti või terabaiti nii-öelda puhtaks sai? Mina kustutasin siis oma töölaua, siis alla laaditud failid ja siis recycle binni ehk prügikasti ja minul läks 1 giga ainult vähemaks. No see võib öelda, et võib-olla siis on see nähtus, et tegelikult aasta ringi hoida asjad korras, siis ei olegi nii palju, mida koristada, jah? Mul on suhteliselt uus arvuti ka, jah. Vaat see on alati hea. Tegelikult on niimoodi, mina ikkagi mäletan, sülearvutitel on mingi aeg ja see standard kõvakätte suurus kogu aeg suurenenud ja veel mõned põlvkonnad tagasi oli niimoodi mul, et kui normaalselt hoidsid dokumenti ja midagi liiga palju, siis oli see tarkvara uuenduse päeval, ütleb sulle opsüsteem, et kuule, nüüd on nagu piir käes, et jah, sul on võib-olla 15 giga nagu vaba ruumi, aga tarkvara uuenduseks oleks vaja vähemalt 20 ja siis sa saad aru, et nüüd ei anna seda enam edasi lükata. Aga jah, uue arvuti puhul tänapäeval on need seda nii-öelda ruumi, kuhu seda asja koguda on rohkem. Jah, ma vaatan siin selle jutu taustal parajasti enda postkasti, kusjuures just, mulle kuidagi tundub, see postkast on alati väga hea esimene asi, mis nagu ette jääb, kui sa näed, et palju sul on seal kirju, esiteks, mis on lugemata, et neid on minul juba tänase seisuga 130, ei ole võib-olla väga palju, aga ilmselt nendest kirjadest ma ka enam ei loe, kui need on juba nii palju, sest et nendest moodustab tegelikult osa mingit pakkumisi, mida ma võib-olla ära ei kustutagi ja nad jäävad sinna ja tegelikult kogu inbox juba hetkeseisuga on siin üle 30 000 kirja, eks ole, millest ka, kui siis kokku lüüa ju midagi moodustab ja kõik see on ju gigabaidid kusagil serveril, nii et ma selles mõttes küll täitsa praktiliselt ütleks, et selleks tuleks võib-olla aeg võtta ja alustada sealt, et vaadatagi üle, et palju kogu sellest materjalist siis üldse on vajalik või mitte, et teine asi on jah see isikliku arvutikett sisu nagu, et ma saan aru, et seal ju prügikastist ikkagi vist automaatselt ka tänapäeval asjad kustuvad ära või ütleme inimene, kes võib-olla selle peale ei mõtle ja asju prügikasti tõstab, ta ikkagi vist saab oma prügist lahti, on see nii ju? Jaa, kui mul läks paralleelselt mõte nagu käima just sellega, et kui sa mõtled, et sul näiteks 100 kirju on lugemata ja siis ongi see, et sul nagu läheb see lõpuks nii hoomamatuks, et sa ei taha neid 100 nagu ette võtta, siis sa võidki lihtsalt panna, et okei, nüüd päeva pealt tänasest hakkan vaatama lihtsalt, et sa ei pea nagu neid vanu vaatama, sa võid lihtsalt hakata tulevikku kindlustama, et see on ka variant. Minu jaoks on alati olnud see imelik, et me on inimesi, kellel on postkastis 100 000 lugemata kirja ja siis ma imestan, kuidas see võimalik saab olla või kuidas see neid ei häiri. Midagi nagu pensionipõljaks jätta, et siis hakkad võtma neid järjest. Mul oleks 100 000 meeled ka aega, eks ole, aga eks neid ju koguneb, jah. Aga mulle tundub, et asi on ka see, et Glenn, sa viitad praegu, las ma pakun Gmailile. See on mul nüüd kõik postkastid, aga Gmaili jooksevad mul kõik kokku, jah, nii et selles mõttes võib nii öelda küll, jah, et ega... Ma saan aru, et teil oli nagu seal nädala kaupa koristades viimane nädal on siis igasugused pilveteenused. Et kas see on ka nagu probleem, et tegelikult ju sul king pitsitab nendest seadmes, mis sul on käes või kasutad, aga mõnes mõttes ju vahet ei ole, mis mul pilveteenuses on. Pilveteenuses läheb kalliks asi, kui sa palju hoiad. Pead järjest suurema mahuga paketi ostma. Ma näen nagu natuke ka seda probleemi, ma ei tea, kas see seostub nüüd digiprügiga või lihtsalt digihoidistega,
et miks me üldse hoiame asju pilveteenustused, nagu Ants ütles, et väga odav on ju täna osta, eks ole, omale mingisugune kettakarp ja panna see sahtlisse, aga vaat sealt ei saa ju neid asju kätte, eks ole, et noh, kui sul on kusagil OneDrive'is või mujal või Google'is, kus iganes kellelgi seal mõned terabaidid ruumi, siis tuleb iga kuu juba üsna isukalt ju maksta. Ja kokkuvõttes on see ju palju kallim, kui hoida seda karpi sahtlis, aga noh, selle võlu ongi selles, et noh, see on pilveteenus, eks ole, ma lähen maale ja koju ja näen seda. Kõige kriitilisemaid asju tasuks ilmselt hoida ikkagi mõlemas kohas, sest et ühe või teisega võib midagi juhtuda, siuke kahekordne vähemalt back-up on eriti tähtsad asjad jaoks ilmselt nagu mõistlik ja tavaliselt on ka see, et ega need eriti tähtsad asjad võib-olla meil ei olegi nagu kõige suurema mahuga, et kui need on mingid dokumendid või mingid, kas või mingid pildid, mis on kõige olulisemad ja ei ole näiteks videod, mis võtavad palju ruumi või ma ei tea, mingid mustad helifailid, kui oled just helitöötlusega tegeleda, siis neid asju võib-olla ei kannata nagu nii palju back-up ida, noh just pilve võib-olla koju kannatab, kui sa ostad endale mingi serveri. Aga need kõige olulisemad asjad ei ole tavaliselt nagu tohutu mahuga, see oli mu mõte. No jah, eks oleneb, kellel on võib-olla videod, kellel pildid, võib-olla keegi arhiveeri filme. Just mõtlesin, ma küsin sinu käest, Glenn, et kuidas sina või samas kuidas sul kogemus on, et kas sul on juhtunud seda, et sul on mingisuguse heliproduktsiooni mustad failid kuskil, mis tuleb väga palju ruume, mille oled ära kustutanud, 5 aasta pärast tuleb välja, et tegelikult oleks vaja seda tracki. No on vahelduv eduga muidugi olnud jah, et noh, eriti oli see probleem oli eriti terav ikkagi aastaid, et mitte öelda aastakümneid tagasi, sest et ma mäletan, siis me arhiveerisime naiivselt kõiki asju DVD-de peale, mida sai ise kirjutada. Ja siis avastasime, et umbes läks mingi 4,5 aastat mööda ja siis need DVD-d olid kõik loetamatuks muutunud. Nii et selles mõttes läks hästi, et noh, siis võis selle digiprügi vedada nagu päris prügisse ja oli korras. Siin on ka ju tegelikult ikkagi selle topelt back-upi nagu mõte, et kui sul selle kodus oleva kettaga midagi juhtub, et tõenäoliselt pilves oleva asjaga juhtub, et tõenäoliselt see pilves oleva asjaga juhtub on väiksem, aga see on ei ole võimatu. Ja praegu eriti kui vaadata siin, ma ei tea, mingid tulekahjusid ja muid suuri asju, mis siin maailmas toimub, siis seal ikkagi nagu hävineb kõik, et selles mõttes on pilv võib-olla sellistel juhtudel kõige turvalisem koht, kus hoida. Aga ma tegelikult mõtlen selle minu küsimuse peale või sa ütlesid õigesti, et kui ma iseenda asjadega tegelen ja hoian siis pilves kõik ja ma maksan ise selle arve kinni, aga niimoodi näiteks ühe organisatsiooni või asutuse halduses, et näiteks kas te ülikoolis ka siis näete, et näiteks pilvekulud tõusevad, kuna inimesed nagu lihtsalt laavad kõik ja üldse ei tegele oma prügiga ja see koormab üle ja te peate lõpuks tähendab ka suuremat arvet koolile. No selles mõttes jah, meil on leping suure korporatsiooniga ja sealt poolt tuleb tudengi nii-öelda ülikoolile teatud maht ja tegelikult on olukord küll, kus meil nii-öelda see maht nüüd see aasta vaatasime, et hakkab vaikselt täis saama ja mis me oleme teinud, me oleme tegelikult nüüd muudatus sisse viimas, et tegelikult tudengitele päris mitmed nii-öelda nii OneDrive'i kui SharePointi nii-öelda mahud muutuvad personaalseks ja tulevad limiidid peale. Et seda me just oleme siin ka kommunikeerimas ja see kõigile ei meeldi, aga midagi pole teha, et see on ikka tegelikult üks viis, kuidas panna nagu inimesed ikkagi natuke seda üle vaatama. Lisan ka juurde siin tegelikult, et siin võib tekkida see küsimus, et kui ruum saab täis, et siis mis nendest failidest saab, et kas kustuvad ära, aga sellist asja nagu ei ole, et pigem siis selleks, et kasutaja pärast saaks seda ruumi hakata uuesti kasutama või neid uusi asju üles laadida, siis ta peab lihtsalt vanu ära kustutama. Ma just eile oli kuskil uudis, et Microsoft muudab oma pilveteenuste poliitikat ärikasutajatele, kus kui kasutaja on firmast lahkunud. Ja tundus, et meil see litsents lõppes just praegu. Aga mis teha? Selline on elu õppetund, ütleme nii. Igatahes. Võib-olla see ongi koht, kus me peaks ka ise olema kriitilisemad, olema konkreetsemad oma digitaalse eetriajaga. Minu arust on Tartu Ülikoolis tehtud juhis selline tõesti, et igaüks võiks seda soovitada ka oma lähedaste sõprade ringis ja võtke nädalakaupa ette. Kuidas sellega asjaga hakkama saada pärast jaanuari? Kas tegelikult võiks ju tegelikult kogu aasta kuidagi püüda elada prügivabalt? Sellist konkreetset vastust sellel ei ole, et tegelikult tasuks uurida lihtsalt, kus sul failid on, mis failid sul on ja mis sa teha saad, et seda ruumi kokku hoida, mida sa kustuda saad. Võimalusi tegelikult on olemas, internet on kõik ka samamoodi juhised täis, ka meie juures saab vaadata arvutiabi.ut.ee ja ma ei tea, tasub mõelda lihtsalt.
nagu see on kõige suurem ja kõige raskem probleem kogu selle digikoristuse juures ongi see, et inimesed ei viitsi seda aega võtta. Et siis peab ümbritsema võib-olla ennast keskkondaga, kus inimesed nagu kustutavad ja... Üks eesmärk on ka teadlikkuse tõstmine, et nii-öelda seda järjepidevalt teha ja nagu see Teeme ära ju ka kunagi hakkas, et ega ju alguses oli vähem rahvast ja vaata, kui globaalseks see lõpuks läks, et piisab ju, kui me iga aasta saame natuke inimesi juurde, kes sellega tegelevad ja suure tõenäosusega, kes on harjub kustutama, siis ma arvan, on ka suurem tõenäosus, et teeb seda ka nagu järjepidevalt läbi aasta. Selge pilt. Aitäh, Joonas Masing, Meelis Kogermann Tartu Ülikoolist jagamast ja guugeldage siis, otsige digikoristuskuu või Joonase reklaamitut aadressile minge ja saate ka häid juhiseid. Aitäh saatesse tulemast. Aitäh. Ja võtame nüüd siis ette saates uue teema, mida jaanuarikuus on meil iga aastane traditsioon menetleda CES, Consumer Electronics Show, tarbijaelektroonika mees Ameerikas, kus on siis kõik maailma ettevõtted, toovad välja oma uuendused, veidramad ja imelikumad ja tegelikult on väga huvitav alustada, et nii nagu iga aasta on mõni Eesti ettevõte seal midagi näitab, siis nüüd on üks Eesti inimestele väga tuntud teenusepakkuja CES-il tulnud oma, ütleme siis partnerlusega välja ja Meelis, sul on lausa selle tootega isiklik kokkupuude. Räägi, mis firma see on, mis toode see on ja mida nad näitavad? Elisa tõi siis koostöös Sei Roboticsiga, mis on Hiina digiboksi ja muude selliste seadmete tootja, välja soundbari, mis on selline omapärane soundbar ja kui paljud on küsinud, et miks Elisa siis CES-il on ja miks nad Ameerikas seda asja näitavad, mitte Euroopas, siis ma ei ole küll Elisa käest otse küsinud, aga minu nägemus sellest on see, et Elisa on lihtsalt seal nii-öelda selle rongi peal kaasas, sest et Sei Robotics on suur Hiina firma, kes üritavad ka, või mitte üritavad, tegelikult ka teeb USA operaatoritele samuti seadmeid ja lihtsalt sellise esimese pääsukese näol on võimalik näidata töötavat lahendust. Näete, me tegime, üks operaator juba kasutab, tehke, teeme teile ka, kui tahate, eks ole. Et pigem on see, et siis suur firma näitab ja Elisa on partnerina kaasas. Aga see ikkagi toimub nii-öelda Eesti Elisa võrgus ja Eesti toode või ja see on selles mõttes omapärane seade, et ta on mõeldud töötamaks koos ainult Elisa Premium digiboksiga, ehk siis sul peab see boks ka olema. Ja see boks käib sinna soundbari peale ja ilma selleta pole see soundbariga mitte midagi teha. Ja siin 250 € maksab ja mulle esimese mulje puhul tundub, et äkki see natuke liiga kallis, aga pean seda testima, et mingit päris nagu põhjalikku arvamust avaldada. Praegu ma ei ole selleni veel põhjalikult jõudnud, nii et eks vaatab, aga iseenesest jah see... Ikkagi see toode, räägi juurde lähemalt ka, see on soundbar, mis laseb heli välja, kõlar, mis töötab ainult Elisa digiboksiga. Ribakõlari peale käib siis see Elisa Premium digiboks, kuhu küll käivad HDMI kaablid ja igasugust muud kaablid, eks ole, et ilma selleta ei tööta. Boksi või see soundbari enda küll käib siis toide ja see digiboks saab toidet see soundbari pealt siis nii-öelda USB-C pesa kaudu, et sul ei ole vaja 2 kaablit. Ja see muidugi piirab kohe ära Elisa valiku, et kui su Elisa tahaks teha mingit teist järgmist digiboksi, ta peab tegema samasuguse või siis inimesed peavad selle soundbari ära viskama, kui digiboksi enam ei kasutaks ole, aga ja lisaks on siis Dolby Atmos, väidetavalt 5.1.4 kanalit, kuigi need punkt 4 on tegelikult virtuaalne, ehk siis reaalselt üles suunatud kõlari elemente või paljuhääldid sellel soundbaril ei ole. Soundbar on selline pisike, ma ei tea, mis ta on mingi alla meetri või. Ma ei oska täpselt mõõtmeid öelda. Ja ka eraldi juhtmevaba subwoofer on, mis on samuti üllatavalt pisike, et pildi pealt tundus suurem, kui tegelikult on. Aga jah, et heli kohta ma ei oska veel praegu hetkel väga muljet avaldada, seda ma teen võib-olla järgmine nädal. Aga kogu see juhtimise pool siis on... muidu soundbari tootjatel on kas äpp või pult. Ja kõik see käib läbi digiboksi puldi. Päris mõnus ju, et ei ole ühte lisapulti. Ja soundbaril on ka, kuna ta käib läbi digiboksi puldis, tal on kõigi heliseadistuste ja muude seadistuste jaoks on olemas ekraanimenüü. Teleril kuvatakse, eks ole, et kõik need equalizeri valikud asjad saab läbi ekraanimenüü seadistada. No ma ütleks, et see idee on nagu ühtepidi geniaalne ja teistpidi erakordselt loll. Just, ma olen nõus. Et see sõltubki nagu vaatepunktist. Mina näen selle etteruttavalt öelda seda, et mina näen sellel
turgu, kuna see on puhtalt nagu konkreetsele Elisa digiboksi kasustavale kliendile mõeldud, siis näen seda kas siis mingi rendilahendusena, nagu on ruuterid, või siis väga soodsa järelmaksuga mingi komplekti, nagu sulle antakse koos selle digiboksiga see kaasa mingi 10 euro eest kuus või niimoodi, eks ole. Et välja osta seda 2,5 soti eest ma ei tea. Aga miks, sest te olete soundbar'i ju nii-öelda testinud igas hinnaklassi, sest 250 eurot ühe soundbar'i eest on ju siuke alghind. Selle raha eest saab parema soundbar'i. No tead sa, seal on nagu, minust on seal kaks sellist või ütleme siis üks küsimus jagatud kahega väga fundamentaalselt, et kui inimene, kes teab midagi helist ja tahab oma soundi parandada, siis ta juba tegelikult valibki ilmselt sellise soundbar'i, mis võib-olla ei aegu aasta 2, 3 ja 4 ja sobib kõikide telekatega, talle meeldib ja nii edasi. Küsimus on ikkagi hinnas, eks ole. Nojah, aga ja see inimene, kellel on heli suhtes küllaltki ükskõik, see inimene ilmselt ei taha niikuinii midagi maksta, et võib-olla seal see koht tõesti on, kuidas õnnestub inimesele koju see soundbar siis nihverdada, ongi sellise väikse kuutasuga kuidagi juba nagu operaatori poolsete pakkumiste ja rentidega. Ehk et päeva lõpuks on siis, jääb see küsimus, et kes siis sealt selle kasumi nagu välja võtab, et hetkel tundub siis, et see peaks ikkagi olema teenus, kus kõige rohkem võidab selle teenuse müüja loomulikult, eks ole, sest see ei ole ju mingi sotsiaalabipakett, et inimestele teha kodus paremat heli. No, see pole ühegi toote puhul ju. See ei ole jah, et ma lihtsalt näen nagu siin seda kohta, et kui me just rääkisime ennem digiprügist, siis selline soundbar võib väga hästi kvalifitseeruda 2 aasta pärast ka päris prügiks, kui see enam ei sobi kokku mingite asjadega. Et ta on nagu selline õhukesel jääl nagu käimine, et ühtepidi, jah, ma nagu saan plussidest aru, tõesti, vanaema tahab head heli, operaator pakub mühaki või mürtsti boks koju ja see on väga tore. Teistpidi ta ongi nagu sellise kummalise mõtteviisiga, et me teeme vähe nišitoote, mis juba niikuinii on natuke nišitoode. Ja nüüd on see nišitoode korda nišitoode, mis siis veel 2 aasta või 3 aasta pärast on prügikasti minev nišitoode. Nii et ma jah, kuidagi nagu ei saagi täpselt aru, kas ma nüüd tahaksin öelda, et see siis on siis nüüd väga loll või väga geniaalne idee, et ta on sellises kummalises kohas, aga iseenesest see nagu motiiv, et seda niimoodi testida, võtta selline väike operaator, maailma mastaabis, ma mõtlen Eesti piirkonna mõttes kampa, teha selline asi valmis ja minna sellega korraks maailma ja näidata. See kindlasti ei ole loll mõte, sest kui selle neelab alla mõni suurema kasutajakonnaga tegija, siis kindlasti see Robotics teeb paar pudelit vahuveini lahti selle peale. No igatahes väga huvitavat Eesti ettevõtte siis midagi näitab CES-il. Kas me CES-i rubriigis lähme edasi veel nii-öelda siis huvitava rubriigiga? Eks CES on ka see koht nagu IFA ka mõnes mõttes, et me näeme seal nagu ühtepidi võib-olla selliseid asju, mis ongi võib-olla kas siis sõna kasulik või igav, mis siis näidatakse, et meil tuleb, olgu see siis uus televiisor või uus monitor või võib-olla ka mingi uus tolmuimeja, aga teistpidi on seal ikkagi alati selliseid asju, mis võib-olla, ma ei tea, kas need üldse tulevadki kunagi, aga neid alati näidatakse või on siis tõesti selliseid nurga taga üleomseid asju, et kõike seal oli, et võib-olla ma ei tea, kas Meelis, sul on mingi selline asjalike asjade tabel ka või ütleme suured firmad, LG, Samsung, kõik üsna suured seal midagi näitasid. Asjalikud asjad, nagu CES-i puhul ikka on see, et asjalikud asjad on tegelikult üüratult igavad. No nii ta on. Ja sel aastal ka oli see, et väga palju on väga häid arvuteid ja väga palju, sülearvuteid just, ja väga palju on väga häid monitore, aga need on ka kõige igavamad asjad üldse, eks ole, peale printerite, nii et mis mul silma jäi arvutite poole pealt on Asuse A14, millest ma ka artikli kirjutasin, et see on siis Qualcomm'i protsessoriga arvuti, mis maksab Ameerikas $900, kõige odavam versioon. Ma tahaks loota, see jõuab ka Euroopas alla 1000 euro, aga kahtlen. Ja see on erinevalt paljust teistest läpakatest, Glen, sina oled palju testinud. Luugi saab ühe käega lahti teha nagu MacBookil, mis on väga haruldane, ja kaalub alla kilo. Ehk siis maksab vähe, kaalub vähe ja samas on nagu täiesti mõistlik siuke tavaline arvuti, et ta on nagu täiesti siuke ka üsna igav toode, aga ta on eriline selle poolest, et ta on nagu üllatavalt hea ja üllatavalt odav, eks. Et seda nagu tavaliselt juhtu. Aga mis telekaid puutub, siis telekates on tegelikult 3 nagu sellist suurt märksõna, millesse võib-olla pikalt ei ole mõtet nagu süveneda, sest et neid asju me näeme ilmselt ise siin Euroopas alles suvel või sügisel. Mõlemad nii LG kui Samsung on teinud täiesti teistsuguse
OLED-ekraaniga telerid nüüd, uued mudelid muidugi hästi kallid, eks ole, aga hindu ka nad veel ei öelnud, et need ei ole veel nagu müügil, aga tulevad suve jooksul, aasta jooksul. LG tegi siis eelmise aasta MLA oli vist see tehnoloogia paneel OLED-i asemel nüüd selle tandem OLED-iga teleri, sama, mis on vist äkki uuel iPadil viimasel, mis on eriti ere ja eriti heade värvidega. Et see tuleb ka nüüd teleritele. Samsung tegi samamoodi täiesti uue sellise OLED-tehnoloogia puhul teleri, mis on samuti veel eredam ja veel paremate värvidega. Ja ilmselt kõige lootustandev, kõige uuem lahendus on Hisense näitas RGB valgustusega mini-LED ekraani, millel ei ole enam nii nagu praegu on, et on valge valgustus ja ees on värvifilter, mis siis seda valgustust roheliseks, siniseks ja punaseks teeb, vaid selle valge valguse asemel ongi sinine, punane, roheline diood taga igal pikslil. Nii et väga uus lahendus, pildi kvaliteet nende inimeste väitel, kes koha peal seda oma silmaga nägid, on peaaegu võrreldav OLED-iga, palju parem kui tavaliselt, seda ei eriti must värv. Kas see sama tehnoloogia kuidagi mulle meenub, et see on kuidagi nagu varem ka olemas? Väidetavalt ei ole varem olnud sellist tüüpi valgustust. Mis on ka, et just iga piksel on oma värvi, aga see ei ole siis päris... Quant on, eks ole, või quantum dot on, aga see ei ole päris, see on ikkagi see, et kõigepealt on valge valgus taga või sinine, mis see filtriga valgeks tehakse, siis lastakse quantum dotist läbi. Siis see on nagu selline täiesti nagu RGB valgustus ja inimesed ütlevad, et see on peaaegu sama hea kui OLED, aga siis Hisense'i väitel saab see olema odavam kui OLED. No see on ikkagi oma olemuselt siis reesa metalkristallpaneel ja taga on see valgustus ehk, et kui me kvanttäppidest räägime, siis see ikkagi kvanttäppid on ka seal. Jah, aga et see tavaline kvant või kus ma ütlen, tavaline valge valgusfilter on ikkagi üks samm tagapool sellest kvanttäpp ja filter tehnoloogiast, ma olen aru saanud, et see on siis nüüd veel üks samm. Nüüd on siis RGB plus kvanttäpp vist, aga ei ole ei ole kvanttäpp, ühesõnaga ei ole filtrit igal juhul. Et point on selles, et parem must ja rohkem kontrast ja rohkem eredust, eks ole. Ja point on ka selles siis, et peaks olema nagu asendama mingil hetkel siis praegused mini-LED-id, sest et ta on lihtsalt parem ja umbes sarnase hinnaga. Eks me näe, et kui nad siia Euroopas jõuavad, praegu on olemas, Hisense näitas CES-il siis 116 tollistega väga suurt ja kallist mudelit, aga väidetavalt saab siis teha ka väiksemaid odavamaid, nii et eks me näe, et see on nagu kõige nagu selline suurem võib-olla läbimurrev edasiminek see teleritehnoloogias, mis sel aastal oli. Eks selle pildigi kvaliteediga üldse tundub ka natukene, et nagu autod ja telefonid, eks ta kipub olema ikkagi sinna rubriiki liikumas, et ta on nagu valmis saanud, et muidugi me räägime siin täna 4K-st või 8K-st igasugustest tehnoloogiatest, aga tegelikult see pildi kvaliteet on juba ammu nii hea, et ilmselt tavalise inimese jaoks tegelikult on see piisav. Et kui ma vaatasin siin telekatele otsana Samsungit, mainisid muidugi AI oli seal ees ja taga, et Samsung võib-olla, mis mulle tundus võib-olla tore lahendus oli see, et pultide peale on nupu pannud kohe, et click to search, et kui sa siis vaatad mingit saadet, et siis tulevikus saad sa kohe selle nupuga siis teha mingit päringuid nagu pildi otsingu järgi, mis sul justkui siis räägib, et milline näitleja ja millal ta suri või vastupidi on ekraanil. Et miks mitte, siis mida reklaamiti väga ja mulle tuli muidugi kohe meelis sina meelde, et ma ei tea, kas see muidugi töötab, aga oli see Samsungi AI Upscaling Pro, mille kohta nad ütlesid, et neil on 512 närvivõrku, ma ei tea küll, miks on 512 parem kui 500 või 100, aga kõik need närvivõrgud siis väga hästi upscale ivad nende halva pildi 8K pildiks. Nii et võib-olla siis juhtub see, et lõpuks siis hägune pilt läheb paremaks. Ma ei tea, et seda pidi siis tegema AI nende uutes telerites ja samuti on siis ka live translate ja selle kohta ametlikus pressiteates muide Samsung lausa ütles, et teler suudab siis tõlkida reaalajas nii-öelda lisada eestikeelseid subtiitreid. Aga ma sellesse suhtun nagu praegu kerge skeptitsismiga, sest et kui me täna vaatame Samsungi keelevalikuid AI koha pealt, siis eesti keelega on lugu seal üldiselt üsna nukker. Ja, mitte ainult Samsungi tegelikult, Samsungil on isegi eesti keelega suhteliselt hästi, aga kui ma siin võrdlen Hiina tootjate tipptelefone, kus kõik räägivad väga palju AI-st, siis seal pole eesti keelega mitte midagi peale hakata. Üks asi, et kasutaja liides, aga see vaatad, kuidas kas või YouTube toodab sulle nii-öelda sellest helist eestikeelset tiitrit, mis on üsna kehva kvaliteediga, aga ikkagi on eesti keeles. Võib ju täitsa olla. Ja et näiteks Samsungi puhul on see, et nende Notes App oskab eesti keelt ja tuvastab ka eestikeelset käekirja aga samas ei OnePlusil ega Honoril ega ühelgi teisel, kes siin väga palju AI-d
taga ajavad, ei ole nagu meie keelega ega ka soome keelega mitte midagi peale hakatakse. Ja teist ja kolmandat pidi, eks ole, siin meenutame siis seda Hiina äppi, kes eesti keeles juba tõlkis ja tegelikult ka ju ChatGPT räägib eesti keeles väga hästi, et eks see on lõpuks võib-olla ainult suhteliselt lihtsa kättevõtmise asi, aga jah. On meil nii väike riik, keegi viitsi tegelikult. Keegi viitsib kätte seda võtta ja alates A-tähega firmast. Aga kui juba Samsungist siin juttu oli ja siis võib-olla liigume siis jaburamate asjade lainele või mulle jäi sealt meelde selline tore vidin, mida Samsung muide on näidanud ka juba mitmeid aastaid, aga nüüd nad väidavad, et nüüd see vist saab päriselt valmis, ma ei tea, kes seda on kellelgi vaja, oli siis Samsung Balli ehk nagu pool, nagu pallie. Muidugi ma ütleks, see nimetus on tegelikult nutikas, et see loomulikult kõlab samamoodi nagu Wall-E. Kas see mitte septembris IFAL ei veerenud ringi see väike tegelane? Veeres küll, jah. Tead, see on veerenud ringi juba 5 aastat tagasi igal pool. See on mingi kodurobot, mis teeb sulle nägusid. See on kodurobot, mis peaks nüüd tegema siis kõike ja ta on selline pallikujuline, ta näitab sulle pilti ekraani läbi, tähendab seinale või põrandale. Aga ta ei tee midagi kasulikku, on ju? Ta tolmu ei korista. Tolmu ta ei võta, jah. Aga see oli jah üks nendest asjadest siis, mida võib-olla, mis kas on jabur, on õige sõna öelda, aga mis võib-olla tundub selline kummaline naljakas, mida on nüüd aastaid üritatud teha ja mida teeb siis üks suurtest tootjatest ja igal juhul vähemalt nad lubasid, et see nüüd siis järgmisel aastal muutub päriselt kättesaadavaks tooteks. Ilmselt kas ta nüüd meil muutub, aga eks siis näha ole, kas ta on äge või ei ole. See projektori pool demodes tundus nagu päris tore, et ta enda ette projekteerib sulle asju, vastuseid küsimustele. Loomulikult saad siis suhelda ilmselt keelemudelitega, võib-olla Samsungi puhul siis eelkõige muidugi Samsungi poolt kannaldatavate mudelitega või siis näitab sulle pilti seina peale. Igatahes selline nii-öelda koduabiline või mitte siis koduabiline, aga kodunuti. Segaja kodus. Segaja, eks ole. Aga kui sa juba kodurobotide teemal oled, kas nii-öelda huvitavast või kasulikust kategooriast oli, ma nägin õigesti, et keegi ka nii-öelda koristavate robotite vallas on midagi asjalikku teinud? Minule konkreetselt jäi seal 2 asja silma. Üks oli see, mida tegelikult siis näidati ka juba kusagil varem, oli see Dreame X50 ultrarobot, millel olid siis jalad ja mis ronib siis üle 6 sentimeetriste uksepakkude. Muidu ta on ikka nagu selline kodurobot, või tolmuimemisrobot. Aga siis võib-olla selline rohkem nagu kusagilt joonisfilmi klassikast välja tulnud oli Roborock Saros Z70, mis peaks ka järgmisel aastal müügile jõudma. Hinnaks prognoositakse üsna krõbedat 2000 ühikut, ilmselt siis dollarit, eurodes võib-olla veel rohkem. Et seal robotil oli siis peidus käpp või käsi, selline 5 liigendiga pisikene robotkäsi, mis tuli siis luugist välja, kui robot avastas, et tema ees on sokk või purk või mingisugune asi, mis teda siis segab. Ja see asi võis olla kuni 300 grammine. Ja siis see käpp tõstis selle asja sealt eest ära ja viib siis kusagile sellisesse kohta, kus see enam koristust ei sega. Ja robot siis nagu põrandat koristas nii, et ta alguses käis ühe tiiru läbi ja siis neid asju ei puudutanud, justkui võttis meelde, kus nad on ja siis läks teisele tiirule ja siis ta üritas need asjad kokku korjata ja siis ka need kohad ära puhastada. Alguses on natuke passiiv-agressiivne, et ma näen küll, et siin on mingi jura ja siis pärast läheb ja koristab. Aga kas sa nägid ka seda SwitchBoti uudist? Ma nägin, jah. See mulle silma, see on SwitchBot K20 Plus Pro on siis siuke modulaarne robotite virn, võiks öelda. Et kõige all on nagu väikese tolmuimerobot, siis tema peal on 4 rattale toetuv pisut suurem ümmargune jublakas, mis on nagu nii-öelda siis platvorm. Ja sa saad sinna panna igasuguseid asju. Sinna läheb siis, näited olid, et ventilaator, õhupuhastaja, aga ka võimalik panna minikülmik, et toob sulle õlut või siis näiteks selline statiiv, kus on peal tahvelarvuti, käib sul ringi, et sul on mingi kõne või siis ka turvakaamera. Ta on nagu seal piiri peal, kus ta on nagu totakalt naerma ja tegelikult võib-olla oleks siuke mingisugune natuke meenutab neid ulmefilmidest siukest humoorikaid roboteid, kes on nagu pisut totakad, kus on liiga palju asju koos,
aga naljakas oleks proovida aastast, kas selline asi oleks kasulik. Siin ei tahakski nagu võib-olla hinnangut anda, et see liigitub täpselt sellistesse kategooriasse, mis nagu üritab ikkagi lahendada nagu mingisugust probleemi, noh siis olla sulle abiks või kuidagi kasulik. Aga ma näen nagu seal natuke seda ohtu, et see hinnaklass on võib-olla nii palju nagu suur, et see valim lõpuks, kes sellise riikuva külmiku kaldkriips, imuri kaldkriips õhupuhasti omale ostaks, on nagu nii palju väike, et kas tal nagu tänases kodus on veel ruumi. Sellel tootel hinda vist ei ole, me ei tea, mis võib olla. Üks huvitav kodumasin või robot või tolmuimeja, mida mina märkasin, mis on tõesti nagu teistsugune nagu varem on olnud, oli EOFi roboti ja varstolmuimeja nagu 2 ühes või 3 ühes komplekt. Ja kui tavaliselt tehakse selliseid asju ikkast, inimesed järgine ostavadki endale roboti pluss varstolmuimeja, tavaliselt pannakse siis nagu lihtsalt ühte komplekti, üks või teine kokku ja võib-olla selle veepaagi küljes on ka siis selle varre hoid ja siis EOFi on teinud täiesti teistsuguse lahenduse, kus siis see kui te kujutate ette, et see varstolmuimeja nii-öelda käepide, mootor, aku ja tolmukogur on siis ühtlasi ka tolmuimeja või see roboti aku, tolmukogur ja mootor, ehk siis see varre või see käepideme osa käib sinna robot-tolmuimeja roboti peale ja muundub robotiks ja sa võtad ta sealt ära ja viskad ta selle varstolmuimeja varre külge ja siis ta on nagu varstolmuimeja, et võtab kõvasti vähem ruumi, on nagu 2 ühes seade, et ma pole sellist asja varem näinud. Et sul on varstolmuimeja ja siis see alumine osa vahepeal sõidab ise ringi nagu? Ta mitte alumine osa, vaid just ülemine osa, mida sa käes hoiad. Et selle osa sa paned roboti nii-öelda selle roboti sisse, siis ta muutub robot-tolmuimejaks. Seda on keeruline seletada, seda peaks pildi peal nägema, eks ole, aga see oli väga, väga omapärane lahendus, kui see nagu päriselt töötab, sest et ta võtab kõvasti vähem ruumi kui tavalised komplektid. Noh, sa saad nagu 2 ühes, küsimus on lihtsalt lõpuks sellest, kas sa ikka maksad nüüd selle eest kokkuvõttes rohkem kui 2 asja eest, eks ole. Ja pigem on seal ruumi kokkuhoid, kus just ei ole ruumi, eks ole, aga muidu jah. No siit, kui nüüd me kasulike asjadele tõmbame natukene juba joont alla, mulle jäi lihtsalt üks erakordselt kasutu asi silma, aga kui ma lugesin kommentaare sellele kasutule asjale, siis ütlesid väga paljud, et see on kõige kasutum asi üldse, aga neil on seda kohe vaja. Mis viis mind mõttele, et võib-olla tõesti mõnikord maailma paremaks muutmiseks tulebki teha mõned kasutud asjad, mis tekitavad emotsiooni. Ehk et see on seesama ettevõte, kes kunagi väga palju aastaid tagasi, ma mäletan juba IFA-l näitas Sabaga patja. Kas sa, Meelis, mäletad seda või? Sabaga robotpadi. Ehk et Yukai Engineering ja nüüd on nad siis selle asemel, et pankrotti vahepeal minna, on nad teinud valmis looma nimega Mirumi. Ja see loom on siis pisike silmadega, ma ei oska öelda, kas Furby oli ka silmadega loom. Ta on nagu selline karvane loom, kes kinnitub kätega sinu koti sanga külge ja vahib ringi. Ja ma nägin seda. Ja ta tõmbab tähelepanu, et sa vaatad, kes seal, mis elukas sul on seal koti küljes. Ja ehk ta siis reageerib ümbritsevatele nii-öelda liikumistele, ma ei tea, kas ka seal helidele, inimestele, puudutustele ja kõigele ja siis vastavalt sellele ta lihtsalt vahib, liigutab ennast, raputab pead, mõnikord on natuke arglik ja hinnaks prognoositakse, et kui nüüd ikka Kickstarterisse nagu ei lähe põhja, vaid tõuseb pinnale, siis umbes $70 ja nagu ta on ka täpselt üks nendest asjadest, mida ei ole ju absoluutselt vaja, miks sul peaks panema koti külge mingisuguse karvase roboti, kes vahib ringi. Teisalt tõepoolest ta ei maksa üldse palju ja ta tekitab võib-olla nii palju häid emotsioone, sest kui sa seisad kas või selles asutuses, kuhu ma ei taha kunagi minna järjekorras ja seal on sellised loomad, kes mind vaatavad, siis läheb mul see järjekord ju palju kiiremini. Kas see läheb nüüd kasutute ja mõttetute uudiste kategooriasse või vastupidi kõige realistlikumate? See, mis ma tahan öelda, et Sony tõi välja uue auto või autod. Jaa, see mulle ka silma, kui jabur see on, ehk siis räägi, mis sa tahtsid öelda. See on, olgu ma saan aru, et see on kontseptautode mõte, mis on siis Honda Zero vist ja näevad välja ka futuristlikud. Võib-olla isegi minu jaoks tegelik uudis, mida nad nagu rääkisid ka, aga seal all, mis ei ole üldse huvitav, aga tegelikult võib-olla päris oluline on see, et nad on teinud mingisuguse autooperatsioonisüsteemi vist, kui ma õigesti aru saan. Ja see on see suur asi, millega nagu kui maailma traditsioonilised autotootjad jändavad, et sul on 30 eri tarnija mingisugused elektroonika koos ja omavahel see asi nõuab meeletut pingutust, et läbi käiks. Ja kui sa
teed siukse platvormi nullist, kus üks opsüsteem juhib kogu autot. See võib huvitav olla. Kas need sellised Honda Zero taolised masinad ka tänavale jõuavad, muidugi on lahti. Kui sa just rääkisid seda Sony ja Filat, siis nüüd nad ikka ütlevad, nad toovad selle päriselt müügile järgmine aasta. Fila. Jah, see Honda Zero on natuke teine asi, eks ole. Et Sony ja Honda koostöös tehtud Filat on näidanud CES-il viimased 3-4 aastat ja nüüd on siis lõpuks jõutud nii kaugele, et sel aastal või järgmisel aastal, 2026 tuleb see müügile, avaldati hinnad on sellised, et siis Ameerikas lihtsam variant on $90,000 ja parem variant, esimene nagu mõistlik variant on $102,000 ja see hind on selline, mille eest saad osta, ma ei tea, Lucid Airi või Porsche Taycani või mõne muu sellise edast tõestanud korraliku elektriauto, et kas nagu seal ei ole nagu midagi sellist, mis seda hinda väärt oleks minu arust. No vot see ongi see, mis on nagu ütleme justkui realistlik, et võib-olla tuleb müüke tänavatele on üks auto, aga see Honda Zero, mis on puhas kontseptsioon, see tundus huvitav mulle. See on nagu äge välja, eks ole. Välimus on äge, aga see, et sul on opsüsteem ja nad ütlevad, et ka need ütleme arvutus, mis on auto sees ECU või, mis on arvutusüksus tavalisel autol traditsiooniliselt võib olla mitukümmend tükki, need omavahel peavad reaalajas suhtlema ja siis on lääg ja jookseb kokku ja ei tööta. Et nüüd on autoplatvorm, kus on ainult üks ECU ja üks opsüsteem ja see võib olla nagu millegi uue alus, mitte et see kohe tänavatele jõuaks. Selle nulli kohta ütles Honda ju vähemalt lubas, et aastal 2026 võiks seda päriselt näha ja teine asi, mida nad ka lubasid, oli, et see auto saab level 3 autonoomse juhtimise, mis on ka üsna krõbe lubadus, sest et level 3 teadupärast on see osakond juba juhtimisest, kus ikkagi suvalisel hetkel või mingisugusel hetkel võib auto siis sõita täielikult ise, et tuletame meelde, et need tänased autopiloodid nagu linnas näiteks, jah. Jah, et tänased on ikkagi nagu level 2, et level 2 on see, kui auto mõnikord teeb mõningaid operatsioone ise, aga level 3 siis suudab teha mingites oludes kõiki operatsioone ise, leveleid on veel 2 tükki, millest siis 4 ja 5 on veel täna täitsa tulevik, eks ole. Nii et selles mõttes on see üsna huvitav lubadus ja see võib-olla haagib ka natuke selle kõige paljuga, mida seal ka muide näitas ju Nvidia, loomulikult Nvidia tõi välja ja rääkis palju AI-st, palju oma asjadest, protsessoritest, kaartidest, kiipidest ja üks asi seoses autodega oli neil ka siis just uus autode keskus või see ECU protsessor nimega Tor, mis siis on võimeline töötlema 12 kaamera, 9 radari, 1 lidari sisendit, teeb siis sellest infost nagu tokeniseeritud kokkuvõtted, võib saata need siis Transformer baasil olevatesse mudelitesse, kes siis omakorda ennustab juba järgmiseid tegevusi või mida iganes vaja on ja on siis 20 korda kiirem kui eelmine mudel ja see on täitsa tootmises olev asi, mis nagu näitabki, et ka autod lähevad just sinnapoole, et on selline üks keskusüksus, kes on väga võimekas. Nvidia edulugu on muidugi iseenesest täitsa huvitav ja näiteks ka CES-il, eks uusi videokaarte ja uusi AI protsessoreid, terve tunnikut uusi asju. Hiljuks andsid teada, et GeForce Now tuleb, ehk siis pilve mänguteenus tuleb nii Meta Questile kui Vision Prole, mis on nagu väga omapärane, aga seda Nvidia populaarsust näitab ka see, et see oli tegelikult nagu broneerinud oma esituseks suure saali ja see oli paksult rahvast täis ja kõik ei mahtunud sinna ära, nii et kunagi oli Nvidia selline taustafirma nagu Qualcomm, keda nagu võib-olla oldi kuulda, keegi teab, mis see tegelikult on ja tavainimene polnud nagu aimugi, millega tegemist on, see praeguseks on ikkagi see nimi on nagu nii tõmbab nagu nii palju tähelepanuks. No jah, ongi, eks ka muidugi Nvidia boss on selline Kurt Russelli kaksik tagis ja sükene äge mees, eks ole, kes ka alati oskab võib-olla õigel kohal olla ja sõna võtta, et see esitlus, mis ta tegi, oli iseenesest ka täitsa huvitav vaadata, et mul jäi sealt ka meelde üks üsna segane asi, millest ei saanudki väga palju aru, aga mis tundus ka väga äge, oli siis Nvidia Cosmos, mis on Nvidia selline platvorm, nagu AI platvorm, mida nad siis ise justkui viitasid justkui, et see on selline, kus ma ütlen, maailma mõistev AI, ehk et nad on treeninud siis seda platvormi 20 miljoni videotunniga, mis aastatesse teisendatuna on muide 2283 aastat. Ehk et inimesed vist ei ole keegi nii palju jõudnud veel videoid läbi vaadata, kui siis Nvidia Cosmos. Ja seetõttu on ta võimeline siis väga täpselt aru saama maailma reeglitest, füüsikast, toimivusest ja kõigest. Ja siis ta suudab
ka vajadusel oma teadmiste baasil näiteks teha siis tekstipõhiseid kokkuvõtteid ja ülevaateid keelemudelitele, et neid omakorda treenida. Ehk et Cosmos siis on nii-öelda oma selline suur mudel, suur tark AI, kes siis võib natuke pisemaid hoopis tükis treenida või anda neile siis mingisugust sisendit ja see on täitsa see nagu avatud platvorm. Ja mina sain aru, et just see Cosmose platvorm on hästi oluline ka nende Nvidia arvates vähemalt siis isesõitvate autode ja muude selliste asjade nii-öelda õpetamisel ja seal koos CES-il nad ka kuulutasid siis välja selle, et üks põhilisi kliente või partnereid, kes hakkab Cosmos kasutama, on Toyota, nii et suured kliendid kohe sabas. Selle kohta ma lugesin, et nagu teooria on selles, et on 2 viisi, kuidas sa oma isejuhtivaid autosid treenid. Üks on reaalse videomaterjali, mida sa kogud kaameratega autode pealt ja siis, kui sul seda ei ole, sul on vaja luua nagu põhimõtteliselt sellise väike virtuaalne kosmos, kus on lõputu arv erinevaid linnatänavaid ja olukordi, kus siis auto nii-öelda õpib. Ja kindlasti on sellel väga suur nõudlus, sest et kõik autotootjad lähiaastatel, lähikümnendil peavad seda tegema. Ja lisaks siis ise sõitmisele on hästi oluline sellega ise liikumine jalgade peal näiteks, sest et suured kliendid, kes hakkavad Cosmos kasutama, aga näiteks Agile Robotics ja Neura, kes mõlemad teevad selliseid inimese moodi roboteid, mis 2 jala ja 2 käega on, eks ole. Ja lisaks ka suuremalt tegijatest ka näiteks Xpeng, kes on siis suur Hiina autotootja lisaks Toyotale, eks ole. Nii et seal neid on palju selliseid suuri firmasid, kes seda platvormi, Uber ka muideks, kes hakkab seda platvormi kasutama. No kui sa juba mainid Xpengi, siis muide Xpeng näitas seal ka sellist asja, mis peaks, ma saan aru, kas ülejärgmisel aastal või 2026 nad lubasid seda tarnima hakata. Selle nimi on Aeroland Aircraft Carrier, ma ei tea, kas te nägite seda? Ei näinud. See on natuke siuke Cybertrucki taoline asi, selline 6 rattaga või 3-teljeline suur masin, mis näeb välja mitte just kõige ilusam, et mitte öelda kole, aga selles autos, ta on siis autona, on ta selline hübriid, seal on bensiinimootor, seal on ka suur aku, saab sõita elektriga, aga peale vaadates võib-olla siis võikski jääda uskuma, et see on lihtsalt üks Hiinast tulnud kübertrucki või Cybertrucki konkurent, aga kui sa teed lahti siis tagaluugi, siis sõidab sealt välja 6 rootoriga pisikene kopter. Ja selle 6 rootoriga kopteriga siis saavad 2 inimest sõita või lennata. Ja selline see komplekt siis ongi, sellepärast nimetab ta seda autot siis Aircraft Carrieriks ja see kopter on seal komplektis. Hetkel väidetavalt on neil juba üle 3000 tellimuse ja täiesti päris hinnalipik on sellel tootel küljes, alates seal mingi $280,000. No ütleme nii, et kui mul need dollarid oleks lauaserval seismas, ma oleks ka üks nendest tellijatest, sest see tundub ikka täiesti jaburalt äge toode. Ehk siis, kui sa vanasti läksid reisile ja võtsid suure autoga kaasa jalgratta või järgmist juhul mootorratta, siis praegu sa võtad kaasa kopteri. Jah, täpselt ja see täiesti täitsa lendav droon on seal taga. Iseasi nüüd muidugi, et nagu nad ka seal oma lehel mainivad, et ennem kui sa kohe neile deposiidi ära maksad ja järjekorda võtad, veendu, et sinu riigi reeglid lubavad sellega hakata ka ringi põristama, mis võib osutuda väga-väga keeruliseks, et mitte öelda võimatuks, aga miks mitte? Läheb lahedalt, aga meie aeg on tänaseks ümber saamas. Ma usun, et kindlasti need CES-i asju me jõuame põnevamad ja asjalikumad asju ka aasta jooksul lähemalt tutvustada ja võib-olla mõnda neist. Lõpuks ikka meie siin müügil jõuavad ja mõnda kindlasti ka testida saame, siis me räägime neist lähemalt. Tead, võib-olla üks asi, mis mulle lihtsalt jäi sealt silma, mida võib-olla üks trendina veel korraks läbi heietada ruttu, et nagu ikka oli seal ka, Meelis, sa mainisid ka neid 2 jalaga kõndivaid roboteid, et neid nägi seal üks jagu. Ja mulle jäid lihtsalt paar tükki silma, kes üritasid siis olla väga inimesed. Üks neist oli Realbotics Aria, see oli selline silikoonist nooremapoolne suurte huultega naisterahvas. Ja siis ma vaatasin natuke selle Realboticsi lehte ka, et mida nad veel pakuvad ja siis nad täiesti pakuvad täna saadaolevaid tooteid, kus on siis lisaks Ariale veel Lüürika, kes on ka noor naisterahvas ja siis on hoopis siuke natuke loppis näoga mees Hänk. Millegi pärast on neil 3 sellist robotit, mis viis mind kohe mõttelt huvitav, miks need naised on sellised hästi tuunitud ja noored, aga mees on natuke selline väsinud ja vana. Sa võid siis nagu osta omale selliseid roboteid, mille hinnad
algavad $10,000, 10 000 eest sa saad siis nagu sellise püsti ainult koos näoga, kes ennast natuke liigutab. aga kui sa maksad juba 150 000 või isegi $200,000, siis sa saad sellise kätega vehkiva või lausa nagu aluse peal seisva siis kas siis kummist hängi või kummist aria või lürika. ja nad kõik siis nagu loomulikult proovisid ka rääkida, olla emotsionaalsed, liigutada silmi ja nad nägid välja natuke sellised kõhedad. ja miks ma seda juttu räägingi, et ma kuidagi tabasin ennast nagu mõttelt, et meil nagu viimaste aastatega on see nii-öelda AI või nagu see sisu pool on teinud nagu meeletu hüppe, et me saame täna nagu väga intelligentset vestlust pidada läbi arvutiekraani või ka juba häälega erinevate mudelitega. aga kui see on pandud sellisesse aria sisse, see tarkus, siis see tundus nagu kuidagi kõhedalt halb. ehk et see robootika pool nagu see nagu ei liigu kuskile, et me nagu ma ei saagi aru, et mis peaks juhtuma selleks ja kui kallis see siis peaks olema, et kui ma täna pean maksma 200 000 sellise kõheda mannekeni eest, kes lihtsalt natukene liigutab nina ja huuli ja võib-olla on ülitark, no siis see ei ole ausalt öeldes väga hea pakkumine. ehk et kui ma vaatasin kogu seda CES-i sellist robootika teemat just, mis proovis siis mimikeerida nagu neid kõndivaid roboteid, siis see kõik oli ikka nukker. ehk et meil nagu on see sisuline pool, intelligentsi pool on nagu olemas, aga kui me üritame teha nagu enda sarnast liikuvat asja, siis minu arust ei ole viimaste aastatega midagi toimunud. võib-olla ma olen nagu ülekohtune nende mehhatroonika geeniuste suhtes. see on keeruline. ja see ongi kindlasti väga keeruline. ma ei tea, kas seda siis ei peaks üritama või peaks üritama, aga lihtsalt siin nagu tundub, et niikaua kuni me oleme selliste elektrimootorite ja kaablite ja ma ei tea mille maailmas ja üritame siis nendega kuidagi nagu tekitada samasugust liikumist, nagu me ise teeme omale hoopis lihastega ja siis vist see ei ole vist toimiv lahendus lõpuks, et siin peab toimuma mingisugune läbimurre, et see muutuks nagu mõistlikuks, sest tõesti täna maksta 200 000 ja saada siis selline, nagu ma olen veel kordan ennast, selline kõhe manneken. no ma ei tea, et kõik need robotid, kes seal siis nii-öelda kahe jala peal kõndisid ja üritasid siis olla väga targad, nad kahtlemata ongi. aga see tänane väärtuspakkumine on küll väga keerulises kohas hinna mõttes, et pigem olid seal jah, jäid mulle silma mõned veel, kes kahe jala peal käisid, aga kes ei proovinud siis olla nagu nii humanoidsed, et ma ei teagi, et võib-olla see kummist ari ja tegelikult omab väärtust siis kohtades, kus inimesed ennast riidest lahti võtavad, et võib-olla seal on sellel siis mingisugune sisu, aga tegelikult nagu koduabilisena siis pigem võib-olla oleks selline robot, ma ei tea, olgu ta siis kasvõi 4 jala peal või mitme jala peal tahes, mis ei pretendeerigi olema nagu inimene, et mis ongi nii nagu teeb siin meil see Boston Dynamics neid koeri, eks ole, et ta on küll koera moodi, aga ta siis ei pea olema karvane ja sellise koera ninaga, vaid ta nagu ongi inimene, et kuidagi kõhedalt mõjuvad need asjad, mis üritavad mimikeerida elusloodust, aga seda ei ole. Et seal oli muide üks selline päris huvitav koer ka, mida on näidatud juba mitmeid aastaid, aga nüüd ka peaks hakkama rohkem valmis saama, mis on ka Ameerika toode, oli see Tombot Jenny, et see oli siis koer-robot, mis on siis suunatud inimestele, kellel on kes tahaksid päris koera, aga seda on keeruline võtta ja peab teda pissitama, aga robotit ei pea ja see Tombot Jenny liigitus ka natuke sinna kategooriasse, et ta oli nagu hästi realistlik, proovis vähemalt olla ja seal tekkis mul ka natuke jälle see küsimus, et kas ta on siis nagu elus koer, on ta surnud koer, on ta nagu robotkoer või mis ta on, aga võib-olla tõesti, et sellist koera igal juhul on parem kratsida, kui siis sellist kumminaist nagu silitada, et selliseid segaseid mõtteid tekitas nagu see osakond seal CES-il, mida tundus olevat ka ikkagi väga palju, just sellist inim- ja looma robootikat kogu selle asjale lisaks. no muide, ma tahan ikkagi lõppu veel ühe jabura asja ära mainida, sest see on naljakas ja see on tegelikult kasulik idee ka. Et seda on ka näidatud varem, nagu siin Meelis enne mainis, aga seal oli ta jälle nagu tootena olemas. Nimelt jaapanlased on siis valmis teinud lusika, millega kui sa suppi sööd, siis supp ei pea olema soolane, aga kuna lusikas on sees mingid elektroodid, mis soodiumi ioone sinu keelele koondavad, siis sulle tundub, et see supp on soolane. Seda on näidanud mitu aastat juba, jah. Vaat nüüd on see Jaapanis saadaval ja see lubati, et äkki Euroopassegi jõuab, maksab umbes 130 €. Ja ma võin vaadata, kas ma näen, kes selle lusika tootja oli ka. Selle raha saab mitme aasta jagu soole. Aga küsimus ongi selles, et sool on paha.
No. Küsimus ei ole üldse selles, et me ei peaks selleraaedida soola, vaid küsimus on selles, et kui sa sööd soola, siis läheb sinu vererõhk lakke ja sa sured ära järgmisel päeval. Aga kui sa siis kasutad Kirin Electric Salt Spooni, siis sa tegelikult ju soola ei söö, aga tunned seda maitset, sest tegelikult see on täitsa tõsine probleem, et ega meie lääne ühiskonnas soola tarbimine on ju kontrollimatult suur. Nagu suhkru tarbiminegi, eks ole. Ja, et soola võiks tarbida tunduvalt vähem ka nagu suhkrut ja sellepärast selline tehnoloogia, mis siis tekitab sulle tunde, et sa sööd soola, aga seda tegelikult ei söö, et see ei ole üldse paha mõte. No võt, võib-olla see... Muide, meil ikka üksjagu põnevalt välja, ma ei hakka enam isegi rohkem ütlema, sest kui ma sirvin seda oma nimekirja, siis ma näen siin ikka täiesti jaburaid asju. No siin on kindlasti veel paari tunni jagu rääkida, aga ma usun, et kiirülevaate saime täna tehtud. Ja jõuame kindlasti mõnest huvistavast teadmist järgmistel nädal veel rääkida. Olge ikka meiega järgmine nädal jälle, kirjutage meile kirju, jagame neid teiste kuulajatega ja praeguseks soovime kõigile aitäh ja nägemist.